ja samas ka äriarendusjuhina. Ja minul on siis oli palve Moona poolt, et kas ma saaksin seda projekti tutvustada ja selle projektist võiks ju rääkida erineva nurga alt ja soov oli siis sobivus Eestisse ja siis tehnoloogiast natukene. Ja ma mõtlen, et ma teeksin selle täna niimoodi, et ma valmistasin slaidid ette, et ma räägiksin need slaidid läbi ja siis, kui tulevad nagu täpsustavad küsimused, et siis me saame pärast rääkida. Et võib-olla oleks hea, kui need küsimused oleksid peale slaidide lõppu, et võib-olla tavaliselt on nii, et mingi küsimus, mis tuleb, saab juba järgmistel slaididel vastatud. Et kui see sobib, et siis võiks niimoodi minna. Ma siis jagan enda ekraani ka. Et siis te peaksite nägema minu slideshow'd. Palun kinnitage, kas on näha ja kas mind on ilusti kuulda ka. Jah, on näha ja kuulda. Väga hea. Siis alustan kõigepealt selle projekti tutvustust siis ajajoonest. Et see projekt on tegelikult ideefaasis saanud alguse juba lausa nõukaajast, aga nüüd selle uues vormis siis võib lugeda selle projekti sünniks siis aastat 2009, kui siis tuli seltskond kokku ja arvas, et sihukest suuremahulist salvestit võiks tegelikult Eestis vaja olla. Ja siis alustati konsultatsioon Euroopa Liiduga, et välja selgitada, et kas Euroopa Liidul võiks ka sellest projektist huvi olla. Ja siis 4 aasta pärast kuulutati see projekt siis Euroopa ühishuvi projektide nimekirjas oluliseks projektiks, et lihtsalt, et teile nagu anda mastaap, et missugused projektid sellises listis saavad olla. Siis seal listis on praegu tuntumatest võib-olla näiteks desünkroniseerimine Venemaast ja sünkroniseerimine, siis elektrivõrgu sünkroniseerimine Kesk-Euroopa võrguga. Samuti on seal Eesti, Soome, kõik ühendused on selle kava alt ehitatud ja ka praegu kõne all olev Eesti-Läti 4. ühendus. Ehk siis, et selles nimekirjas olla, peab selle projektile olema mõju suurem kui ainult ühe riigi piires. Ja lisaks sellele on üks oluline kriteerium on see, et selle projektist tekkivad kasud peavad ületama selle projekti realiseerimiseks vajalikke kulusid. Ja seda siis Euroopa Liit iga 2 aasta tagant nii-öelda resertifitseerib ja vaatab, et kas endiselt kõik need kriteeriumid on täidetud. Mis selle projekti puhul on eriline on see, et iga resertifitseerimine siis alates aastast 2013 kuni siis viimaseni 2025 on näidanud seda, et projekti kasud on tegelikult kasvutrendis ja see on ka selles mõttes loogiline, et ühest küljest on meil seda volatiilset elektrienergiat rohkem ja teisest küljest viimasel ajal on aru saadud ka sellest, et see gaasisõltuvus on kuidagi energiajulgeolekule riskiks ja seetõttu on neid kasusid ka rohkem hakatud väärtustama. Nii palju siis sellest ühishuvi projekti staatusest. Paldiski asukoht sai valitud aastal 2015 ja ei läinudki palju aega mööda, kõiksuguseid uuringuid, analüüse, hindamisi, keskkonnamõjusid, ehituslubasid, kuni siis 2022 aastal me saame lugeda, et see projekt on nüüd loastatud ja ehituskõlbulik. Nüüd praegu me tegeleme siis finantsotsustega ja peamiselt siis peamine murekoht on seal siis rahastuse leidmine, investorid, pangad ja samal ajal paralleelselt siis räägime potentsiaalsete töövõtjatega, kes siis seda asja realiseerima hakkaksid. Optimistliku kava järgi näeme, et ehituse algus võiks olla aastal 2026. Võimalik, et see nihkub aastasse 2027, sellest tulenevalt siis ka järgmised sammud võivad nihkuda. Ja kui see projekt siis realiseerub, finantsotsus on tehtud, ehitusega alustame, siis umbes 1,5 aasta pärast on Eestil olemas ligipääs siis 200 meetri sügavusel asuvale gneiskivimile. Selle gneisist ma täna väga palju ei räägi, aga lisaks sellele, et see projekt on energeetikas vajalik, on selle projekti tulemusena siis tekib ka suur hulk kivimit, millega saame ehitada siis kvaliteetsemaid teid. Ja 2030. alguses on siis meil olemas vesisalvesti, mis on 500 megavatti, ehk siis laias laastus hästi lihtsustatult öeldes suvine koormus 12 tunniks.
ja see töö ei peatu seal, vaid me näeme, et tegelikult on pikematki salvestust vaja ja me töötaksime siis selle nimel, et 30. lõpus oleks meil 30-tunnine salvesti. Ehk siis nagu te sellest ajajoonest näete, on tal juba pikk ajalugu ja seda projekti ehitatakse ka kaua. See on siis lihtsalt, et aru saada, et mis staatus meil täna on, mis selja taga ja mis veel ees. Nüüd siis, miks me seda projekti üldse arendame või mis me näeme, et miks seda vaja on. Et siis kõigepealt võib-olla annaks natukene niisugust nagu ülevaadet sellest energiasüsteemist ja võib-olla seda tunnetust sellest raamistikust, siis Euroopal on selline mure, et me oleme väga sõltuvad siis kolmandatest riikidest pärinevatest kütustest. Suur osa kütuseid tuleb mittesõbralikest või potentsiaalselt mittesõbralikest riikidest, sealhulgas siis gaas, mis tuleb meile kolmandatest riikidest ja isegi kui Eestis tegelikult elektriturul praktiliselt ühtegi gaasijaama ei tööta, siis Eesti elektri hind, kui te vaatate seda paremat graafikut, on selle sinisega kujutatud ja gaasi hind siis Euroopas on selle mustaga kujutatud ja me näeme, et see korrelatsioon on küllaltki tugev, et üle 90% on korrelatsioon, mis tähendab seda, et Eestis kujundab gaasi hind elektri hinda väga tugevalt ja see on tegelikult samamoodi ka üle Euroopa selliselt ja kuna meil endal nafta ja gaasimaardlaid ei ole, siis see tegelikult saab olema meile probleemiks, mida 2022 aasta väga ilmekalt näitas, et me peaksime ennast sellest sõltuvusest lahti siduma. Nüüd, kui me sellest sõltuvusest ennast lahti seome, siis ega nafta ja gaasimaardlate puudumisel meil väga palju lahendusi ei ole. Me peame midagi kohalikku kasutama. See kohalik saab olla siis ühest küljest näiteks tuul ja päike, mille võimsused on siis viimasel ajal ka oluliselt kasvanud, peale 2022 väga järsult kasvanud. Miks tuul ja päike praegu kõige kiiremini kasvavad, on see, et neil on lihtsalt loastamise ja seadusandluse ja ka võib-olla ehituskulu mõttes kõige lihtsam ja kõige kiiremini paigaldatavad ja nad sobivad selle kõrge fossiili, ütleme, CO2 ja gaasi hinna juures ka väga hästi süsteemi, et nad isegi on nagu äriliselt tasuvad lisaks sellele, et neil on siis lühike ehitusperiood. Eriti kehtib see päikese kohta, tuule puhul on võib-olla ehitusperiood pikem, meretuule puhul veel pikem ja siis on puhta energia kontekstis räägitud ka tuumajaamast, mis on ka odava ja soodsa marginaalkuluga, nende investeerimiskulu on pisut kõrgem ja ehitusperiood on ka pikem, seetõttu tuumajaamade kasvu väga näha ei ole. Küll aga kõik Euroopa Liidu trendid näitavad, et taastuvenergia kasvab, fossiilne energia väheneb ja selle tulemusena siis on süsteemis selline olukord, et me teeme kompromissi. Ühest küljest me võtame julgeolekusse rohkem kohalikele kütustele või kui üldse tuult ja päikest kütuseks nimetada saab. Ja teisest küljest see tähendab seda, et me teeme kompromissi siis juhitavuse osas. On ta siis tuum, mis tahab stabiilset koormust või siis tuul ja päike, mis ilmastiku järgi toodavad. Igal juhul on siis see juhitavus meil siin süsteemis nõrgem ja see on ka põhjus, miks me seda salvestit siis nagu näeme siia süsteemi vajalikul olema. Nüüd, kui me vaatame Eesti süsteemi ja kujutame siis ette Eesti tarbimist, mis on siis sellel graafikul musta joonega siin näidatud ja siia alla on siis lihtsalt toodud tuule profiil, tumerohelisega siin all on näha, kui palju teda on täna olemas ja siis helerohelisega on siia peale joonistatud siis selline olukord juhul, kui me oleksime siis Eestis saavutanud selle eesmärgi, mis praegu on küll veel seaduses, aga nii kirjas, et me tahame taastuvenergiat toota 100% aastasest mahust. Küll aga võib-olla viimases poliitilises retoorikas seda eesmärki enam nii väga ei täideta, aga see ei ole nii oluline. Oluline on selle graafiku peal lihtsalt aru saada, et kuidas siis see tuul käitub ja kuidas see suhtub meie tarbimisse. Ehk siis elektrisüsteemis on niimoodi, et väga salvestada võitleme igal ajahetkel peab olema tootmine ja tarbimine tasakaalus, mis tähendab seda, et näiteks selles punktis siin on meil põhimõtteliselt päev otsa energiat oluliselt rohkem, kui meil vaja on ja järgmisel hetkel jälle vähem. Ühest küljest loob see salvestile head tingimused, aga teisest küljest, mida siin peab vaatama, on see, et need jaamad, mis on baaskoormuse jaoks loodud töötama, kui me praegu räägime näiteks Narvas olevatest põlevkivijaamadest, siis nemad enam sellise
süsteemiga toime ei tuleks, et lihtsalt vahepeal pooleks päevaks lülitada hetkega täisvõimsusele ja siis õhtul jälle välja lülitada. Ja see tegelikult omakorda seab sellele juhitavale võimsusele omad nõuded, mis tähendab seda, et juhitav võimsus peab olema mingisugune kiirelt reageeriv juhitav võimsus ja kuna meil Eestis gaasijaamasid väga ei ole, siis meil on ka juhitava võimsuse osas probleem. Ja see on ka see põhjus, miks enam väga Narvas olevad elektrijaamad turule ei pääse. Lisaks sellele, et energia hind on kallis, nad lihtsalt ei ole võimelised ka isegi, kui hetkeliselt on kõrged hinnad, et ei ole mõtet enam käivitada seda ilmselt soojustehnikutena teate paremini, miks see nii on. Nüüd, kui vaadata seda, kui palju me siis taastuvenergiaga reaalselt enda olukorda päästa saame, siis siin on üks kõver, kus siis horisontaalsel teljel on näidatud, kui palju on tuule ja päikese toodang suhtena siis aastasesse tarbimisse. Ja siit vertikaalsel teljel on näidatud see, kui palju sellest tuulest ja päikesest toodetud energiast siis kasulikult ära kulutatakse. Teoorias, kui kogu tuul ja päike oleks meil 100% toodang, siis maksimaalselt saab meie tarbimisse piiresse jäädagi see 100%. Aga paraku tuule puhul on nüüd selline olukord, et kui me toodame umbes 50% enda aastasest tarbimisest, siis enamus sellest on võimalik jätta tarbimise piiresse. Selle eelduseks on see, et meil on tuul ja päike niimoodi optimaalselt dimensioneeritud. Aga kui me nüüd vaatame edasi, et näiteks me toodaksime 100%, ehk siis näiteks me toodame 10 teravatt-tundi aastas tuulest ja päikesest energiat ja 10 teravatt-tundi on meie aastane tarbimine, siis sellest 10 teravatt-tunnist, mis me tuulest ja päikesest toodame, ainult 70% on nii-öelda kasulik toodang, mis jääks tarbimise piiresse, ehk siis see roheline ala, mis siis jääks selle musta joone alla ja ülejäänud 30% on see, mis siis ületab meie tarbimist, ehk siis sellega enam nagu väga palju teha ei ole. Ja nüüd, kui me sooviksime näiteks, ma ei tea, 100%-ni jõuda, siis siit on juba näha, et see kõver on lauge, piirväärtus on selline, et põhimõtteliselt ei olegi võimalik ainuüksi tuulest ja päikesest siis seda tarbimist katta. Ja nüüd, kui me näiteks oletame, et me oleksime saavutanud selle olukorra, et me suudame aastas toota 10 teravatt-tundi 10 teravatt-tunnise tarbimise juures, siis kui me tahaksime rohkem katta, siis me peaksime põhimõtteliselt 5 teravatt-tundi juurde tooma ja me saaksime ainult 1 teravatt-tunni endale kasulikku tarbimist. Ehk siis põhimõtteliselt kuskil on selle taastuvenergia arengul piirid ilma salvestuseta ja see on ka põhjus, miks me näeme, et seda salvestust on vaja, sest see on järgmine loogiline samm. Ehk siis siit võib-olla tooks välja selle kahaneva kasutatavusteguri, ehk siis kui on juba päikeselise ilmaga meie tartmine kaetud, siis lisapäikeseparkidest enam abi ei ole. Sama siis tuule puhul ka. Nüüd räägitakse palju sellest, et me saame ju naabritega energiat vahetada. Kui me nüüd võrdleme Eesti, ehk siis see on siis toodud siin selle rohelise joonega ja meie naabrit ehk siis Läti, Leedu ja Soome tuule tootmise profiile, siis siin on näha, et need on küllaltki sarnased, ehk siis, et me oleme üksteisele lähedal, geograafiline ala on piiratud ja kas päike paistab või tuul puhub, siis kehtib see mõlemal puhul ja kui tuul ei puhu, siis tõenäoliselt ei puhu ta Läänemere ääres väga meil kellelgi, mis tähendab seda, et naabritele me seda probleemi eksportida ei saa ja kuna naabritel on samad mured, mis meil, ehk siis ka neil ei ole piisavalt energiat, nad on energia defitsiidis, siis tööriistadena neil ka väga palju paremaid lahendusi ei ole kui meil, mis tähendab seda, et naabrid pigem isegi võimendavad seda probleemi, sest et kui me kõik tahame eksportida samal ajal sama kraami, siis tõenäoliselt meil ei ole kellelegi eksportida, me peame seda toodangut piirama ja teistpidi, mis võib olla veel hullem, sellel hetkel, kui tuult ei ole, tahaksime naabritele loota, siis ei ole ka neil ja meil peavad kõigil olema mingisugused võimsused, millega siis seda tuule vaikset toodanguperioodi kuidagi üle elada. Nüüd vaadates seda asja natukene energiaturu vaates või kui ma enne rääkisin natukene nii-öelda energiabilansist või megavattidest, siis nüüd vaataks seda korraks ka eurode vaates. Kui varasemalt siis ütleme, ma ei tea, kuni aastani 2020, võib-olla isegi osa 2021 oli selline, et tarbimine kasvas, tuli lülitada sisse järgmine ja pisut kallim jaam, järelikult ka hind kasvas.
Ehk siis põhimõtteliselt tarbimine oli see, mis kujundas hinna ja seetõttu oli hinnamuster siis selline, et öösel soodsam ja päeval kallim, sest inimesed tarbivad päeval elektrit rohkem ja see oli suhteliselt prognoositav, kui palju ta maksab, sellepärast et oli teada, kui palju meil jaamasi süsteemis on, millise tarbimise juures, milliseks see hind siis kujuneb. Ka gaasi hind oli stabiilne ja CO2 hind samamoodi. Ja selliseid tunde, kus põhimõtteliselt meil võimsusest ei piisanud või mingisugune tarbija pidi ennast välja lülitama, et ülejäänud tarbijate jaoks siis piisavalt võimsusi jätta, selliseid olukordi põhimõtteliselt ei olnud. Nüüd samale skaalale pannes siis olukord täna. Siin on siis näha seda, et kuidas need hinnad kõiguvad, et kui 2019 kandis need hinnad käisid seal ümber 50 euro, siis nüüd nad käivad vabalt niimoodi, et 0-st kuni, ma ei tea, 400, nagu me kas või tänaseid hindasi näeme, on ju, või päikeselisel päeval, siis põhimõtteliselt päeva ajal on hinnad väga all ja öisel ajal lähevad kõrgeks, eriti just õhtutundidel, kui on see nagu sisselülitamise periood, kõndivad sinna 100, 150, 200 euroni megavatt-tunni pealt. Ja see on siis põhjusena on see, et esiteks on meil ühest küljest, nagu ma varasemalt ühel slaidil näitasin, on oluliselt lisandunud siis taastuvenergia võimsusi, mis siis teevad selle hinna pakkumise sellel hetkel, kui tuult on palju, selliseks, et meil on neid madala hinnaga tunde ja isegi negatiivse hinnaga tunde, sest mõndasi jaamas ei ole võimalik välja lülitada. Ja siis teisest küljest on nüüd neid kõrge hinnaga tunde tekkinud meile oluliselt rohkem, sellepärast, et ühest küljest on CO2 hind kõrgem ja teisest küljest on ka gaasi hind nüüd kõrgem, kui nüüd aastal 2019 oli. Ja lisaks sellele ei ole sugugi enam erakordselt need tunnid, kus ei ole, ütleme, elektrijaama mingisuguse marginaalkuluga võimalik adekvaatselt selgitada, kuidas see hind kujuneb näiteks 500 või 1000 või 1500 eurot, mis siin vahepeal ikkagi meil juhtub. Ja selle põhjuseks on tõenäoliselt see, et kuskil keegi tarbija, no näiteks mõni suurem tehas on valmis enda tarbimist vähendama ja tarbimise vähendamine mõjub täpselt samamoodi elektrisüsteemile kui tootmise suurendamine, aga selle eest reeglina küsitakse oluliselt kõrgemat hinda kui näiteks gaasijaamaga elektri tootmisel. Ja seetõttu siis meil hind kõigubki väga laiades piirides võrreldes sellega, mis ta on olnud varasemalt traditsioonilises tarbimise ja ütleme, soojusjaamade põhises süsteemis. Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et lihtsustatult küll seal on mõned erandid, et mida juhitavam jaam, seda kallim hind, hästi lihtsalt öeldes. Ja kui nüüd eelmiste slaidide peale mõelda, siis energiajulgeoleku vaates me pidime natukene juhitavuses järgi andma. See tähendab seda, et neid defitsiitseid tunde tekib üha rohkem. Nüüd, mis siin slaidi peal veel nagu tahaks välja tuua on see, et kui varasemalt oli hind kõrgem 12 tundi, ehk siis see päevane, ööpäevane tarbimise tsükkel, et keskeltläbi 12 tundi inimene kasutas rohkem energiat ja siis järgmised 12 tundi oli vähem. Päikese puhul võib see tsükkel olla enam-vähem samasugune suveperioodil, talve puhul päikesest väga palju rääkida ei ole mõtet. Siis tuule puhul see asi on oluliselt keerulisem ja kui nüüd niisugust ühte selget tuulemustrit ei olegi võimalik ju ette prognoosida, siis tuleb seda kuidagi keskmistada ja kui me nüüd vaatame seda tuulemustrit, siis me näeme, et umbes 30 tundi on niisugune nagu niisugune salvestusmaht, mis siluks seda tuuleprofiili siis võimalikult optimaalselt. See ei tähenda seda, et 30 tunnise salvestiga me suudaksime tuuleprofiili täielikult ära siluda, küll aga me umbes pool sellest ülejäävast tuulest suudaksime kasutatavaks teha ja ülejäänud pool jääb siis pigem niisugustele pikematele perioodidele, mida nimetatakse siis näiteks Dunkelflaute, kui 2-nädalase perioodi vältel põhimõtteliselt tuul on hästi madal, ilm on külm ja tarbimine on hästi kõrge ja nendeks perioodideks tõenäoliselt peab meil olema mingisugune jaam, mida on võimalik sisse lülitada ja mis siis kataks meie vajadused ära siis, kui on tuult ei puhu, salvestid on tühjad ja päikest ka ei paista, aga ilm on külm ja tarbimist ei ole. Aga neid perioode tõesti on aastas reeglina nädal, 2 ja siis nende perioodide vastu me peame vaatama,
võimalikult soodsa ehituskuluga ja võib-olla ei olegi nii oluline, kui palju selle jaama toodang siis maksab, sest neid tunde lihtsalt on nii vähe ja see oleks siis süsteemi kogukulude vaates kõige optimaalsem lahendus sinna. Ehk siis võib-olla selle jutu nagu lühike mõte on see, et ei ole olemas hõbekuuli, mis lahendab kõik probleemid. Pigem on energiasüsteemi küsimus see, kuidas leida selline optimaalne kombo, mis rahuldaks meie vajadused. Kui Eesti oleks saares, üks saar teistest riikidest täiesti eraldatud, oleks see küllaltki lihtne ülesanne. Me teame ju palju meil erinevad tehnoloogiad maksavad, me võime prognoosida, milline on kütusekulu. Aga nüüd, kuna me ei tea, mis meie naabrid teevad, siis see ülesanne läheb juba oluliselt keerulisemaks. Aga igal juhul, mis me oleme teinud erinevaid simulatsioone, siis me oleme näinud, et suuremahuline salvesti igal juhul on olnud sobiv või vajalik. Ise küsimus on selles, kui palju täna seda hinnata osatakse. Nüüd selle tulemusena, et tuult ja päikest on üha rohkem lisandunud ja see on juba viinud siis nendel soodsatel tundidel hinnad alla, oleme näinud palju juba negatiivse hinnaga tunde ja oluliselt on lisandunud madala hinnaga tunde, mis on tähendab siis seda, et päike ehk siis võimsus, mida on võimalikult kõige kiiremini olnud arendada, põhimõtteliselt tema müügihind ehk siis keskmine hind, millega päike ühe energiaühiku megavatt-tunni siis maha müüb, on juba oluliselt langenud ja see tähendab seda, et turupõhiselt on juba piir küllaltki lähedal, kui mitte juba ületatud päikeseenergia lisandumisel. See on siis seda näitab siis see päikeseenergia capture price ehk siis müügihind. Nüüd see on olnud siis aastate keskmine hind energiaturul tarbija jaoks ja tuul veel liigub enam-vähem selle tarbimisega samas rütmis, mis tähendab seda, et tuul veel ei ole küllastunud, tuul tabab ka neid kõrge hinnaga tunde, aga selle põhjus on see, et tuule ehitamine võtab kauem. Kui tuleb tuulikuid juba piisavalt, siis tekib täpselt samasugune efekt nagu päikeseenergial ka tuule puhul. Vähemalt väga tõenäoliselt, ma ei näe mingit põhjust, miks ta nii ei peaks olema. Ja nüüd võib-olla see rahavaade kokku võtta, et kui enne 2021 me nautisime siin hindasid, ma ei tea, suurusjärgus keskeltläbi 40 eurot megavatt-tund, mis on põhimõtteliselt selline hind, millega ühtegi tootmisliiki, isegi päikest ei ole võimalik ehitada, võib-olla päike on ligilähedasel sinna kanti, aga kui arvestada seda, et lisaks päikesel peab meil olema gaasijaamad, mis teda stabiliseerivad, siis see hind oli selgelt soodsam, kui tegelikult pikas perspektiivis on võimalik tuua, arvestades ka siis jaamade ehitamise või investeeringu kulusid. Ja nüüd, kui 2021 sai selgeks, et gaas on ikkagi nii-öelda risk meie energiajulgeolekule, hinnad viskas üles, siis hakati kiiresti taastuvenergiat arendama. Ja siin graafikul võib-olla ma tooksin välja selle, et siin ma olen siis järjestanud konkreetsel aastal kõik tunni hinnad alates siis väiksemast suuremani. Ehk siis kui 2011 kuni 2020 põhimõtteliselt need jooned olid siin ühes kandis, et nullhindasi praktiliselt ei olnud. Kõige odavam hind oli seal kuskil, ma ei tea, 20 juures ja siis kõige kõrgem hind, võis küll minna siin kuhugi 100-150-ni, aga reeglina 99% hindadest kõikusid siis 70 ja ma ei tea, 20 vahele. Siis 2022 viskas selle hinna niimoodi üles, et põhimõtteliselt siia graafikule ei saanudki panna, siis 2021 või 2023 kuni 2024 ehk siis peale seda esimest šokki on see hind stabiliseerunud. Me näeme siin seda, et neid madala tunniga hindasi tuleb rohkem, aga samas ka neid väga kõrge hinnaga tundide arv üha kasvab. Ja teine asi, mis on näha, on see, et seda saba defineerib endiselt ikkagi gaasijaama hind. Ja nüüd ainuke võimalus seda hinda siis alla saada ongi lisada praegu praktilistest võimalustest siis veel neid nullhinnaga tunde, aga nagu te nägite, siis see seda probleemi tegelikult lõpuni ära lahendada ei saa, sellel on omad piirid ja selleks, et neid piire siis ütleme kaugemale viia või et seda asja realiseerida, selleks me seda salvestit arendame. Ja nüüd, kui me räägime salvestist, me paneksime näiteks Eesti süsteemi 30-tunnise salvesti olukorras, kus
me toodame siis näiteks, meil on tarbimine 10 teravatt-tundi, toodame 10 teravatt-tundi taastuvenergiast, siis salvestiga, siis sellest 70% läheks meil nii-öelda tarbimise piiresse ja kui me lisaksime 30-tunnise salvesti, siis sellest puudujäägist, pisut vähem kui pool, me suudaksime katta siis salvesti abil. Ja sama efekti me suudaksime saavutada siis, kui me suurendaksime taastuvenergia võimsusi poole võrra. Ehk siis sellest punktist alates on ilmselge, et salvesti on rohkem eesmärgini viib kui näiteks taastuvenergia osakaalu kasv. Nüüd praegu ma keskendusin peamiselt siis sellele energiaturule, millest nagu iga inimene praktiliselt teab. Delfis on bänner, kui palju on energia hind siis päev ette turul ja see päev ette turg siis on paraku ainult üks osa energiaturust. Selleks, et see süsteem toimub siis niimoodi, et kui päev ette turule tootja pakub, et võt need homme kell 3 ma toodan oma päikesepargist, võt need nii mitu megavatt-tundi ja siis tarbimised kõik panevad kokku, kui palju nemad tarbivad ja kõik panevad oma prognoosid kokku, siis selle põhjal kujunebki see päev ette turuhind. Paraku ei ole võimalik 36 tundi ette nii täpselt prognoosida, kui palju keegi toodab või kui palju keegi tarbib ja seetõttu tekivad endiselt ikkagi mingisugused prognoosivead. Lisaks sellele naturaalsele prognoosiveale, et ma reaalselt ei tea, kui palju ma tarbin, tekivad ka rikked, ehk siis ma lubasin küll oma jaamaga toota, aga praktikas mul jaam oli rikkis või näiteks Estlink kaabel läks katki ja kogu see bilanss läheb sassi. Nüüd selleks, et seda olukorda siis füüsikaliselt ikkagi balanssi viia, siis on loodud veel erinevad turud. Esimene turg on siis selline, kus siis tootjad omavahel proovivad ära klattida. Näiteks mina oma päikesepargiga pakkusin natukene rohkem, kui ma reaalselt olin võimeline tootma, aga keegi pakkus natukene vähem, siis mina müün enda ülejäägi talle ja see meie summaarne bilanss tasandub välja. Aga kui nüüd turuosalistel omavahel ei õnnestu seda asja bilanssi ajada, siis jääb see süsteemi operaatori, Eesti puhul siis Eleringi vastutusse. Ja Eleringil on vastutus, et süsteem oleks igal ajahetkel balanssis, siis selleks, et ta seda suudaks tagada, tema broneerib teatud jaamad ära. Ta küsib jaamadelt, et kui palju te küsiksite, et te oleksite järgmisel päeval kella 3 kuni kella 4 reservis, et kui juhtub, et keegi oma bilanssi korda ei saa, päevasel turul nad omavahel ka ära ei klaari, et mul oleks kindlasti olemas võimsus, millega siis see asi bilanssi ajada. Ehk siis Elering maksab juba lisaks sellele, et energiat on, ma ei pruugi selle konkreetsel ajahetkel üldse energiat tootagi, aga ta maksab selle valmisoleku eest. Ehk siis juhitavus saab nendel järgmistel turgudel veel olulisema hinna. Ja nüüd, kui Elering selle sagedusreservide turul siis on selle võimsuse broneerinud ja näiteks meie omavahel ei saanud seda bilanssi korda, siis Elering seda käivitab ja siis maksab sellel bilanssi turul siis selle käivitatud energia eest veel eraldi hinda. Lisaks sellele on tegelikult maailma praktikas olemas veel nii-öelda turud, mis on võimsuste esile kutsumiseks loodud. Sellist asja Eestis väga ei ole, võib-olla lähim näide sellest on see, kui Elering korraldas siin sagedusteenuste hanke, aga põhimõtteliselt, kui nüüd kujutada seda süsteemi sellisena ette, et keegi ei investeeriks turupõhiselt juhitavatesse jaamadesse, aga meil juhitavaid jaamasi on süsteemis vaja, sest vastasel korral tekib selle tunkelflaute ajal lihtsalt elektri puudujääk, siis selleks, et need jaamasi tekiks, makstakse siis ka pikaajaliste lepingutega. Näiteks öeldakse, et need skeeme on erinevad, aga üks kõige lihtsam on siis võimsusmehhanism, mille puhul siis makstakse sisuliselt olemasolev olutasu. Näiteks, et 1 megavati eest makstakse sulle, ma ei tea, 7 eurot tunnis. Lihtsalt sellepärast, et sa oled olemas ja 10 aasta vältel, see annab mulle piisava investeerimiskindluse, et ma selle jaama ehitaksin ja teistpidi see minu jaama ehitatud jaam siis tagab varustuskindluse süsteemi operaatori vaates, et tal oleks üldsegi mingisuguseid võimsusi võimalik broneerida. Ja lisaks sellele on veel erinevaid turgusi. Ma ei hakka kõiki neid asju kirjeldama, mis maailma praktikas on, aga Eestis põhimõtteliselt täna toimub päev ette turg. See on siis see, mida me kõik teame. Päevasisene turg, kus siis kõik bilansihaldurid omavahel ajavad asju nii-öelda
tasakaalu. Juhul, kui neil ei õnnestu omavahel tasakaalu ajada, siis Elering broneerib kellegi ressursid ja kui vaja, siis käivitab. Ehk siis need on need telliturgu, mis Eestis päriselt toimivad. Kui me juba nägime, et päev ette turul juhitavus saab üha rohkem väärtust, siis seda enam on ta päevasisel turul, bilansiturul ja sagedusreservide turul. Seda rohkem on seda juhitavus vajalik. Ja selle ilmekaks näiteks on siis see, et kui me sellest desünkroniseerimist juba mainisin, siis kui varasemalt me olime nii-öelda Venemaa, Valgevene ka ühes süsteemis, põhimõtteliselt Venemaa oli see, kes aitas meil sagedust hoida, siis nüüd me oleme Venemaast täiesti eraldatud, ühtegi megavatt-tundi siit energiat ei liigu ja me oleme ühendatud siis Kesk-Euroopaga läbi siis ühe väikse lingi siit Poola kaudu, mis tähendab seda, et Baltimaad peavad siis nii-öelda sünkroonsust või siis seda sagedust võrgus siis hoidma oma jõududega ja põhimõtteliselt me peame olema valmis ka selliseks hetkeks, kui meil välisühendusi ei ole. Ja seetõttu siis Elering ostabki näiteks igal ajahetkel täna defineerib meil selle võimsuste vajaduse siis see, mis on süsteemi kõige nõrgem või kõige suurem element, vabandust, ehk siis kas siis Estlink 2 või siis Leedu-Poola ühendus, mis on mõlemad suurusjärgus 700 megavatti ja juhul, kui üks neist peaks katki minema, siis ja sealt on parajasti tulemas siis nii-öelda importvoog, siis miski peab seda asendama. Ja see on see, mis praegu defineerib selle, kui palju meil on võimsusi vaja. Ehk siis sagedusreservi, laias laastus 700 megavatti on meil igal tunnil vaja nii-öelda seda pikkemat sagedusreservi. Ja lisaks sellele on need väiksemad fluktuatsioonid, kus siis tarbimine muutub või tootmine muutub, siis seda on pisut väiksemates annustes vaja, aga siiski. Nüüd, kui tulevikus taastuvenergiat on süsteemis rohkem ja rohkem, siis see tähendab seda, et võib-olla ei saa selleks määrajaks enam see süsteemi kõige suurem element, vaid hoopis võib sattuda näiteks kõige suuremaks riskiks see, et tuul järsku muutub. Kui meil on piisavalt tuule tootmist ja näiteks prognoosiga ja tuul muutub mitte vastavalt prognoosile, siis võib juhtuda niimoodi, et meil kaob rohkem kui 600 või 700 megavatti ära. Ja seetõttu võib see olukord siis olla selline, et meil on tulevikus veel rohkem neid süsteemi võimsusi vaja. Mis tähendab seda, et see juhitavus või juhitavate jaamade vajadus üha rohkem kasvab. Paraku, kui me vaatame juures oleva pilti, siis juhitavaid jaamu nii-öelda turupõhiselt väga ei ehitata. Ja mis veel võib-olla siin ilmestab seda asja, on see, et kui me jälle keskmist hinda siin vasakupoolsel graafikul kujutame musta joonega, siis selle reguleerimisturu puhul on nii, et kui sind nüüd käivitatakse, siin broneeriti ära, selle eest maksti sulle iga megavati eest hinda, aga kui nüüd Elering soovib sind käivitada, et süsteemi osalised omavahel ei saanud energiabilanssi ja on vaja seda käivitada, siis keskmiselt makstakse süsteemi teenuste turul 2,5 korda kõrgemat hinda võrreldes päev ette turuga selle käivitatud megavatt-tunni eest. Nii et seal on kindlasti rentaablim olla, seal on ka tarbijate kulud megavati kohta suured. Aga loomulikult need megavatid ei ole või need energiakogused ei ole seal nii suured. Ehk siis kogused väiksed, aga hinnad oluliselt kõrgemad. Ja teistpidi, kui nüüd juhtus, et süsteem jäi teistpidi balanssi, et tootmist oli rohkem kui tarbimist ja nüüd on vaja midagi käivitada, kas siis lisatarbimist või siis mingit tootmist alakoormata, siis selle eest makstakse lausa peale. Ehk siis kui varem olid prognoosid sellised, et keegi on ikka valmis ära ostma lihtsalt võib-olla pisut odavama hinnaga, siis tegelikult on nii, et selleks, et keegi selle üleliigse energia ära ostab, tuleb hakata peale maksma juba. Ja see on see viimane praktika. Ja see ilmestab seda, et see juhitavus muutub süsteemis üha väärtuslikumaks ja seetõttu ka kallimaks. Nüüd palju küsitakse seda, et juhitavad jaamad, et see Dunkelflaute, et võtame selle 2 nädalat siis tuulevaikset perioodi, et mis 30-tunnise salvestiga, et päriselt ju ei tee mitte midagi ära, et põhimõtteliselt on ju 2 nädalat korda 24, neid tunde on oluliselt rohkem kui 30. Lihtsustatult vaates, jah. Aga kui seda asja nüüd vaadata niimoodi, et me võtaksime
kõige kriitilisem aasta, ehk siis mis on siis Euroopa süsteemi operaatorite ühenduse ehk siis ENTSO-E poolt on analüüsitud erinevaid ajaloolisi aastaid, minu meelest nad analüüsisid viimased 40 aastat, siis nad leidsid, et kõige kriitilisem aasta oli aasta 2009 siis tuuleolude vaatest. Ja nüüd me võtaksime selle kõige kriitilisema aasta, kõige kriitilisemad 2 nädalat, mis siis juhtuvad olema sellel konkreetsel kliima-aastal siis veebruari alguses. Ja zoomime nüüd need nädalad sisse, siis me näeme, et see puudu olev energiakogus on siis selle tumepunase tooniga, vabandust. Ja tarbimine on selle halli tooniga ja siis põhimõtteliselt see roosa tooniga on see, kui palju meil oleks siis tuulevõimsusega võimalik katta seda tarbimist. Ja me näeme, et siin on tõepoolest pikad perioodid, kus on see midagi peaks käivitama, ehk see tumepunane ala näitaks seda, millise võimsusega konkreetsel ajahetkel peaksime mingit juhitavat jaama lisaks käivitama. Ja siit tuleb välja jälle see, et tarbimine kõigub päeval üles, ööl alla ja tegelikult see on see efekt, mida saab salvesti ära kasutada, et meil ei ole vaja juhitavat jaama rajada siis selle kõige kõrgema tarbimise tunni järgi, vaid pigem suudaksime seda vajadust vähendada kuni selle maani, mis on meie selle talve, öise ja päevase koormuse vahe. See on see, mida me suudaksime tegelikult siis suuremahulise salvestiga ära lahendada. Aga selle eeldus on see, et salvestil on piisavalt mahtu ja vastavalt tuure profiilile on see optimaalne maht kuskil 30 tundi. Ehk siis see tähendab seda, et salvesti abil me suudame ka juhitavate jaamade vajadust vähendada. Ja see ei ole lihtsalt nagu meie enda modelleerimine, seda modelleerimise tulemust kinnitab ka ütleme maailmapraktika ja võib-olla kõige ilmekam näide sellest on Ühendkuningriikide või siis Inglismaa TSO või süsteemi operaator, ehk siis nende Elering põhimõtteliselt, kes siis ongi ellu kutsunud sellise võimsusmehhanismi, millest ma siis rääkisin, et põhimõtteliselt olemasolu tasu maksab ja seda olemasolu tasu makstakse siis teatud koefitsiendi alusel, ehk siis päikesejaamale ilmselgelt makstakse vähem, gaasijaamale kui kindlale võimsusele rohkem ja tuumajaamad, söejaamad jäävad sinna vahele, siis suuremahuline ehk siis nende kontekstis, nende ilmastikuoludele vastavalt siis 9,5 tunnine salvesti saab kõige kõrgema koefitsiendi kõigist tehnoloogiatest üldse nende analüüside kohaselt. Ehk siis see näitab seda, et suuremahulise salvestiga on tegelikult võimalik varustuskindlussüsteemis siis tõsta küll. Ja nüüd ma võib-olla räägiksin siis sellest konkreetsest energiasalvestis Eesti kontekstis ja hakkan neid asju nüüd pisut kordama, aga natukene Eesti kontekstis. Ehk siis, kui kunagi oli tarbimine see, mille kõrvale salvesti ehitati, peamiselt ehitati salvesti tuumajaama kõrvale, öösel oli koormus madalam, tuumajaama alla ei koormatud, pigem lasti üleliigne võimsus salvestisse ja päeval, kui tuumajaamast ei piisanud, anti see salvest tagasi. See oli see, kus 12-tunniseid salvesteid ehitati ja mis hästi toimisid. Siis sellega vähendasime seda, et meil ühest küljest ei ole vaja süsteemi ehitada jaamasi selle kõige kõrgema tunni jaoks, pigem selle öise koormuse vastu. Ja teisest küljest siis oli ka energiatoodang odavam, sest et tuumajaama toodangut maksimeeriti läbi selle, et teda ei koormatud alla, vaid salvestati energia. Seetõttu siis oli energiaportfellis soodsama energia osakaal kõrgem, ehk siis tänapäeva kontekstis siis keskmine hind madal. Siis nüüd tuule puhul me juba nägime seda pilti, on see pilt pisut keerulisem, vajame 30 tunnist salvestit, aga point on sama. Taastuvenergia toodangut ei ole vaja piirata, seda on võimalik salvestisse lasta ja puuduoleku hetkel päästa või vabastada, tagasi anda ja selle tulemusena siis taastuvenergia kasutus meie portfellis suureneb, mis jälle tähendab seda, et päev ette hind langeb ja samamoodi ei ole meil ka taastuvenergiasüsteemis vaja dimensioneerida süsteemi siis selle kõige kõrgema, külmema tunni järgi neid juhitavaid võimsusi, et need aasta otsa sõisaks ja siis ühel tunnil tööle läheks. Seda saab siluda siis ka omakorda salvestitega. Ja nüüd, kui me neid kõiki erinevaid tulevikustsenaariumeid siis mudeldanud oleme, siis me oleme leidnud, et energiasalv või siis selle energiasalve parameetritega salvesti suudaks toota kuskil 1,2 teravatt-tundi elektrit.
lihtsalt, et anda teile mastaapi, siis 1,2 teravatt-tundi on umbes 10% Eesti tänasest või ütleme tuleviku tarbimisest rohkem, sest et Eesti tänane tarbimine on suurusjärk 8 teravatt-tundi, tulevikus prognoositakse selle kasvu siis 10 teravatt-tunnini. See on 1,2 teravatt-tundi on samaväärne kogu eelmise aasta tuule või päikeseparkide toodanguga. Kui me tahaksime 1,2 teravatt-tundi elektrit toota gaasist, siis selle eest me peaksime maksma gaasi ja kvoodi peale kokku 130 miljonit eurot. Ja 1,2 teravatt-tundi toota biogaasist, siis see ületaks umbes 3 korda Eesti biogaasi potentsiaali, kui me arvestame gaasijaamade kasutegurid ka. Ehk siis see mastaap, kui palju või kui suur see 1,2 teravatt-tundi on tegelikult päris kõrge. Nüüd tipujaamade vajaduse vähendamisest, kui me võtame selle Ühendkuningriikide koefitsiendi, siis me võiksime öelda, et 500 megavatine jaam asendab kuni 500 megavatti juhitavat võimsust. Rohetiigri teekaart on leidnud, et suuremahulise salvestiga on Eestis kokku võimalik vähendada kuni 600 megavatti, aga see on siis nii suurte kui väikeste salvestite peale kokku. Ehk siis see on see põhimõtteliselt talve tipukoormuse, päevakoormuse ja öise koormuse vahe, millega me saaksime siis neid juhitavate jaamade vajadust vähendada. Ja nüüd, kui see asi panna siis kõik sellesse konteksti, et kui palju siis tarbijad kasu saaksid Eesti kontekstis siis sellest energiasalve olemasolust, siis me oleme palunud KPMG, kes on siis tunnustatud sihukene audiitor ühest küljest, kes on siis pannud kokku meie kasude analüüsi, mida me oleme riigile ka presenteerinud. Laias laastus hästi lihtsalt võib öelda, et suurusjärgus 130 miljonit on see, mis on tarbijale kokkuhoid. See tuleb erinevatest osadest kokku. Ühest küljest on ta siis hinnalangus börsil, ehk siis seesama, et hinnatipud lõikame ära ja keskmine hind kujuneb odavamaks. Teisest küljest on see, et taastuvenergia saab parema kasutuse. Kui taastuvenergial on parem kasutus, neid ei ole vaja maha piirata, siis see tähendab seda, et nende tulukus on parem. Kui nende tulukus on parem, on neil vaja vähem subsiidiumi. Kui on vaja vähem subsiidiumi, siis on tarbijale kasulikum. See on välja arvutatud, kui palju see on. Lisaks siis on see, et reservvõimsus ehk siis põhimõtteliselt see ongi see töökindluse tasu. Praeguses kontekstis ta oleks siis nagu selle võimsusmehhanismi moodi, aga ütleme, Eesti praegu veel võimsusmehhanismi kui sellist ei ole loonud, aga täna on juba hange üleval, tähtaega on 30. oktoober, kus siis Elering ootab olemasolevatelt jaamadelt nii-öelda hinnapakkumist, kui palju nad tahavad lisaks, et nad enda jaama kinni ei paneks. Me oleme Eleringi varasemate hinnangute pealt näinud, et see on olnud kuskil 30-40 miljonit eurot, mis selleks kuluks on prognoositud. Ja kui me nüüd võtame veel konservatiivse eelduse, et meie vähendaksime seda vajadust 300 megavatti, siis 30 miljonit hoiaks tarbija kokku ka sellest, et meil ei oleks vaja nii palju neid ülevalpidamiskulusid maksta. Lisaks sellele on volatiilsuse kui sellise vähenemisest ka efekti. Ehk siis, kui turul on kõrge volatiilsus, hinnad kõiguvad suures plaanis hinnast üles alla, siis elektritarnijatel on keeruline fikseeritud paketti pakkuda, seepärast riskid on lihtsalt liiga suured. Äkki ma tarbin just selle kõrgema hinnatunnil. Aga kui volatiilsuse alla viia, siis majandusmudelid, KPMG oskas selle välja arvutada, näitavad, et fikseeritud pakette saaks teatud koguses soodsamalt pakkuda. Lisaks sellele võrgutasud, mis tähendab seda, et kuna meie toodame 1,2 teravatt-tundi, siis me tarbime veel pisut rohkem, sest meil on ka kasutegur ja kuna tarbimist lisandub võrku, siis võrgutasu jaguneb suurema hulga energia peale, ehk siis kõik peavad oma tarbitud energia eest vähem võrgutasu maksma, sest energiasalk katab lihtsalt osa selle võrgutasud näol. Ja ka see on ära hinnatud. Ja sagedusteenuste kulud on hinnatud meil 1 miljoni euro peale. Praeguses hinnangus või kui me vaatame tänaseid hindasi, siis see on ilmselgelt alahinnatud. Ootan huviga reservvõimsuste pakkumisi, kardan, et ka see on alahinnatud. Nii et võib-olla mingi asi on siin pisut ülehinnatud, aga suurusjärgus me räägime energiatarbijate kasust
umbes 130 miljonit eurot aastas, kui see jaam realiseeruks. See siis vastaks sellele küsimusele, kuidas see jaam sobituks Eestisse. Nüüd natukene sellest tehnoloogiast, enne kui me küsimuste juurde lähme. Tehnoloogia on tegelikult hästi lihtne. Sellel tehnoloogial on ehitatud salvesteid juba üle 100 aasta. Esimene neist on kuskil Šveitsis ja minu mälu järgi 1907 ehitati ja töötab siiamaani. Põhimõte hästi lihtne. Kui energiat on puudu, lastakse vesi ülevalt alla voolata. Vesi voolab läbi turbiini, paneb turbiini töö pöörlema ja pöörleva turbiiniga toodetakse elektrit. Vesi voolab siia alla basseinidesse. Kui elektrit on jällegi üle süsteemis või meil on vaja akut laadida või salvestit laadida, siis me paneme selle pumba elektri abil teistpidi tööle ja pumpame vee siit jälle ülesse. Esimeses etapis ehk siis 2032 tahame valmis saada sellise mahuga, kus meil on 12 tundi paakides ruumi. Aga kuna kõige suurem kulu on siia maa alla jõudmisega seotud, siis selle salvestusmahu kasvatamine, arvestades ka seda, et siit me tuleb seda kvaliteetset kivi, on suhteliselt soodne ja seetõttu me usume, et umbes 30 tunnini me võiksime vabalt välja minna selle salvesti laiendamisega. Ja siis 38 aastal oleks meil siis 30 tundi salvesti. Ehk siis mida suurem ruum meil maa all on, seda suurem on salvestusmaht. Mõtlen, kas ma siit veel midagi räägin. Võimsus on 500 megavatti ja kasutegur on umbes 80%. Efektiivsematel jaamadel on see isegi pisut üle 80%, vanematel jaamadel 75 tuuris, ehk siis meie sihime sinna uuemate ja kvaliteetsemate jaamade kanti, ehk siis 80% kasutegur. Lisaks sellele me pakuksime süsteemi inertsi, kuna meil on pöörlemad masinad nii tootmise kui tarbimise suunas. See pakub süsteemi inertsi, kõik võimalikke muid süsteemi teenuseid alates pinge reguleerimisest. Ka selles olukorras, kui süsteem peaks kustuma, siis meie jaamaga saab süsteemi käivitada, et iga elektrijaam seda ei tee. See on siis black start võimekus ja siis loomulikult kõik need sagedusteenused, mida ma enne kirjeldasin. Ja see on siis selline lühiskemaatiline ülevaade sellest projektist ja ma võib-olla näitaksin ühe video teile, et te saaksite aimu, milline see on, enne kui me küsimuste ja vastuste juurde lähme. Kui keegi saab kinnitada, et te heliga kuulete, siis andke mulle teada. Ja on kuulda. Eesti on seadnud eesmärgi aastaks 2030 kogu elektritarbimine taastuvenergiaga. Keskkonnasõbralikku taastuvenergiat saame toota siis, kui päike paistab ja tuul puhub, mis muudab aga varustatus ebakindlaks ja elektri liikuvaks. Stabiilsuse tagamiseks on vaja taastuvenergia kõrvale ka energiasalvestuse võimalusi. Energiasalvel on olemas salvestusturgu muutev läbimurdeline lahendus. Rajame vesisalvesti maa alla. Vesisalvesti on maailmas enim kasutatud ja soodsaim salvestustehnoloogia, mis pole seni Eesti jaoks sobinud, kuna siin puuduvad traditsioonilise vesisalvesti ehitamiseks vajalikud suured mäed ja jõed. Kuidas meie lahendus töötab? Luuk avaneb ja merevesi voolab läbi 10-meetrise läbimõõduga sisselasketorni maa-alusesse mahutisse, pannes käima turbiinid. 12-tunnise töötsükli jooksul varustab energiasalv elektrivõrku 6 gigavatt-tunni eelnevalt salvestatud elektriga, mis ületab kõigi Eesti kodumajapidamiste keskmise igapäevase tarbimisvajaduse. Energiasalve poolt Paldiskisse rajatav vesisalvesti aitab Eestil kõige tõhusamalt täielikult taastuvenergiale üle minna ja tagab tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna, tasandades taastuvenergia hinna ja tootmise kõikumisi ning suurendades varustuskindlust. Vesisalvesti jaoks kasutatavat vett hoitakse 10 mahutis, mille kogumaht on 4,5 miljonit kuupmeetrit. Kui taastuvenergiat on võrgus Eesti tarbimisvajadusest rohkem, pumbatakse vesi tagasi merre ja laetakse salvestit. Vesisalvesti aitab taastuvenergia potentsiaali ära kasutada ja luua rohelisema tuleviku, kuna muudab tuule- ja päikeseenergia juhitavaks ning vähendab sõltuvust fossiilkütustest.
Iga Paldiski vesisalvestis salvestatud megavatt-tund taastuvenergiat aitab vältida 450 kilogrammi süsiniku emissioonide tootmist. 2029. aastal tööd alustava Paldiski vesisalvesti uudsus seisneb ka selles, et see rajatakse 750 meetri sügavusele maa alla ning maapealne ja veealune elukeskkond jääb rikkumata. Ei mingit kaevandust sinu koduõuel. Energiasalv aitab Eestil täita endale seatud rohe-eesmärke ja pakub tarbijatele taskukohast elektrihinda. Loome takistusteta tuleviku. Nüüd kohe. Nii, ja see oligi minu ettevalmistatud osast kõik. Ma vist läksin paljudest teemadest niimoodi liuglemisi üle. Ma lootsin, et meil jääb natuke rohkem küsimuste ja vastuste jaoks, aga äkki saame hakkama. Aitäh kuulamast ja kui on küsimusi, siis hea meelega arutame. Aitäh. Esimesed küsimused on juba chati ilmunud, et sealt saab vist järjest meile vastama hakata. Nii, ma võtsin chati. Nii, esimene küsimus. Kas me saame niimoodi teha, et äkki küsite, siis ma ei pea neid lugema samal ajal. Et Indrek on esimese küsimuse küsinud. Ja, siis ma pean lubama neil seda mikrofoni kasutada, sest praegu on sätted nii, et nad... Okei, Indrek on esimese küsimuse. Ma saan selle, kuni te lubate, ma loen selle. Mõte on selles, et akud on odavamad ja kiiremini realiseeritavad. Milline on eelis akudees siis lisaks kiilustiku lisandumisele. Akud odavamad, kui me räägime nüüd 30-tunnisest salvestusmahust, siis meie hind ühe salvestusühiku kohta, ehk siis hind kilovatt-tunni salvestusmahu kohta jääb umbes 780 eurot kilovatt-tunni kohta. Akude puhul on ta täna, ma ei tea, 150, kõige paremal juhul pigem 200 kanti. Ja lisaks sellele on meie kasu ka eluiga. Nagu ma ütlesin, siis vanim seda tüüpi salvesti töötab juba üle 100 aasta. Ehk siis me oleme paar korda odavamad ja 4-5 korda pikema elueaga. Tõsi, miinus on see, et seda tuleb kauem ehitada. Nii et küsimus ongi selles, et kas me ehitame ütleme kallimalt ja saame kohe ja lühemalt kestva või me ehitame kauem ja saame soodsama ja kauem kestva. Ja see on selles mõttes hea tähelepanek, aga eluiga ja salvestusmahu erikulu on eelised siis, kui energiaturust rääkida. Kas see vastas Indrek küsimusele? Peaaegu vastas. Peaaegu. Nii. Ma ei tea, kas te kuulete mind või ei kuule? Ja. Kui elektrisalvesti hind on seal umbes 200 000 megavatt-tund, siis teie olete ajakirjanduses viidanud, et selle 500 megavatise jaama investeeringu suurusjärk on 600 plus miljonit, et selle järgi arvutades just kui ikkagi akud oleksid soodsamad. Ja rõhutan, ma võrdlesin 30 tundi ehk siis meie lõppu ja siin on võib-olla see pilt ees ka, mis kui mäletate, ma ütlesin, et meie salvestusmahu laiendamine on hästi soodne, eriti eeldades, et kui me saame seda kivi veel ka maha müüa, eks ju. Ja sealt tuleb see efekt. Suurusjärk on miljard, on see, millega me ehitaksime, ma arvan, 106 gigavatt-tundi, aga sealt tuleb nüüd kivi müügihind maha lahutada, mida keegi täpselt ei tea, sest see on turukaup samamoodi nagu elekter. Ja kui me arvestame seda investeeringu vajadust 30 tunni puhul, siis me oleme arvutanud välja, et suurusjärk 70-80 eurot on kilovatt-tunni salvestusmahu hind. 70-80 000 eurot.
ja see on ka ajakirjanduses olnud. Võib-olla lihtsalt teil on mingisugune varasemalt artikkel, kus on ainult 6 gigavatt-tunni kohta. Kas võtame järgmise või jätkame sellel teemal? Me võime järgmise võtta, et ma võin siis küsida see, mida ma küsisin, et kas küsisin chatis, et kas sellel veesalvestil on ka mingisugune minimaalne sisselülitamise aeg, ehk siis kus ta saab seisvast olekust minna tööolekusse ja vastupidi ja millise aja jooksul on mõistlik teda kasutada, et kas selline lühiajaline sisselülitamine 15 minutiks või tunniks ajaks on mõistlik või pigem on ta ette nähtud nagu pikemaid perioode töötama ja salvestama? Pigem on selles mõttes, et teravik on õige. Sisselülitamine nagu nullseisundist võtab alla minuti, aga tõsi, me 15-minutilisteks tsükliteks pigem ei planeeri teda sisse lülitada ja jällegi miinimumvõimsus on tal olemas, tõsi, küll aga praktikas, kui on vaja nagu sellist äärmist paindlikkust, siis on võimalik seda nii-öelda, et selle asja nimi on hüdrauliline short circuit, ehk siis üks masin pumpab ja teine genereerib ja siis on põhimõtteliselt väljundvõimsus on 0 ja sellest me saame millisekunditega reageerida, kui sellist paindlikkust peaks vaja olema. Ja see miinimum sisselülitus tase saaks takistuseks. Aga üldiselt pigem me ei sihi süsteemiteenuseid nii väga, kui siis ikkagi pikemaid perioode ja pikemaid perioode defineerib siis, nagu ma selle joonistel ka näitasin, pigem kas siis tarbimise profiil või kui tuleb süsteemi üha rohkem tuult, siis tuule profiil. Ja seal ei ole see 15-minutiline sisselülitamine enam nii väga määrav kui see, et kui suur su salvestusmaht on. Ma küsin oma viimase küsimuse ka ära, et mis on teie investeerimisotsusest puudu, et just kui kivi oleks vaja, et kivi saaks ju kaevandama hakata, et mille taha jääb investeerimisotsus? Kivi ühest küljest jah, kivi oleks vaja, kivi ei ole küll meie nagu ütleme peamine kaup, aga ega isegi kui me räägiksime ainult kivist, siis ka kivil ei ole tulukindlus. Selleks, et keegi teeks nii suure investeeringu, on tal vaja sõltuvalt investorist ja tema riskiisust loomulikult, aga nad otsivad kõik mingisugustki tulukindluse mudelit. On ta siis, ma ei tea, nagu tuulikutele pakutakse CFD-si või nagu Elering ostab siin juhitavat jaama, nii-öelda ka CFD-ga, aga siis antud juhul süsteemiteenuste CFD-ga, ehk siis mingisugune tulukindluse vaade on see, mida investorid kõige rohkem vajavad. Või siis teine variant on see, et pankadele mingisugune laenugarantii, et juhul, kui me ei suuda näiteks 3 aasta vältel midagi maksta, siis riik annab meile lisalaenu, mida me siis riigile tagasi peaks maksma. Ehk siis mingisugused finantsilised meetmed, mis stabiliseeriksid nii pankadele kui investoritele või siis ühele osapoolele seda tururiski. See on see, mis on võib-olla kõige suurem puudujääk, miks ei ole juba koppa maha löödud. Nii, kui see vastas, võtame järgmise. Kas keegi loeb või teil vist kuraatorit ei ole, ma saan aru sellel üritusel, et ma siis võtan ise. Linda on küsinud kasuteguri kohta, selle ma rääkisin ära. Me sihime 80% kasutegurisse. Investeerimisotsusest puudu, Indreku küsimuse vist juba vastasin. Ja rohkem praegu, on küll, Grete on küsinud, kas osaleb ainult võimsusturul või ka päev ette päevasisel turul. Jah, me plaanime osaleda kõigil turgudel, sealt, kus kõige suurem vajadus on, seal on ka kõige suuremad hinnad ja me peaksime raha peale kurjad olema, kui me kõigil turgudel ei osaleks, sest meie jaam võimaldab kõigil turgudel osaleda. Aga kui rääkida prognoosidest, siis suuremahulise salvesti nagu peamine maht või see müügikogus tuleb ikkagi päev ette turult.
sõltumata sellest, et me ka muudel turgudel plaanime osaleda. Ja kas on veel, chatis vist rohkem ei ole. Kui kellegi oma jäi vastamata, siis küsige. Ei jäänud. Oleks küsimus, et kuidas selle ehitamise mõju on põhjaveele, kas on mingid põhjavee languse näiteks? Ja see küsimus on läbivalt ja väga hea küsimus. Põhimõtteliselt põhjavesi, kui vaatame seda skeemi, siis on siin põhimõtteliselt ülemises 200 meetri peal ja seal on siis, kus meil on siis nii-öelda see lubjakivikiht ja siis liivakivi on. Ja sellest kivimist me läheme läbi siis niisuguse masinaga nagu põhimõtteliselt nagu kaljudesse tehakse tunneleid, mis läheb ees ja paneb endale betoon nagu koonuse järgi. Ehk siis ta põhimõtteliselt isoleerib selle põhjavee ära, nii et põhjavesi meie sellesse tunnelite süsteemi üldse kuidagi ei pääse. See on isoleeritud ja tamponeeritud seal kinni. Ehk siis keskkonnamõjude hindamised ja kõik need asjad, mis on tehtud, need tehnoloogiate analüüsid ütlevad, et mõju sisuliselt ei ole või on marginaalne. Aitäh. Ja. Mitme tunni jooksul te olete planeerinud pumpamise üles? Ja mis pumpamisvõimsust te olete nagu planeerinud, et kui suur tarbija seal juurde tuleks siis? Ja ka hea küsimus. Kui 500 megavatti 30 tundi on see nii-öelda elektri tootmise võimsus, siis pumpamine ehk siis elektri tarbimisvõimsus on jällegi samamoodi 500 megavatt-tundi, aga lihtsalt me teeme seda kauem, kasuteguri võrra kauem, ehk siis 30 tundi jagatud 0,8-ga. Ma täpselt ei tea, seda saate kalkulaatori pealt teha, aga põhimõtteliselt kasuteguri võrra kauem pumpame üles. Aga võimsus on sama. Kas te olete mudeldanud selle mõjuga siis odavatele energiahindadele? Ja ikka. Ehk siis võib-olla selle... Ja mis see on? Kusjuures ma peast ei oska öelda, aga võib-olla seda selgitabki kõige paremini, ma otsin kohe selle. Mul ei ole seda teile siin praegu ette anda. Ta tõstab põhjast hindasi selgelt natukene, aga ta tõstab neid vähe ja ta teeb seda vähe sellepärast, et kohe, kui ma näitan, kui me tuletame meelde seda tuule profiili, et näiteks selle graafiku peal, et kui on üle, siis on ikka väga palju üle ja see energiasalv lihtsalt ei suuda isegi seda kogu ülejääki valdavalt ära tarbida ja see on seesama point, mis ma ütlesin, et kõike probleemi me ära ei lihvi, me lihvime ainult osa sellest. Ja samamoodi ka päikesega, et kui on üle, on teda väga palju üle nendel tundidel. Ja sellest tulenevalt me võib-olla võime viia näiteks tuulejaamast hinna näiteks nullist, Soome tuumajaamani, ehk siis 25 eurot megavatt-tunnini. Aga tipuhinnad, mille me toome alla, on seal, kui me räägime nendest tarbimise väljalülitamise vältimistest, siis me toome mitmetest sadadest võib-olla gaasijaamale ehk siis 100-ni ja kui me toome gaasijaamast mingisugusele eelmisele CHP-le, siis me räägime 160-ni, 150-ni ehk siis need hüpped. See point on selles, et see pakkumise kõver, kui me siin vaata, kas mul on see ka siin kuskil olemas. Ehk siis pakkumise kõver on selles osas, kus on pakkumist vähe, on hästi järske. Iga järgmine jaam on jälle oluliselt palju kallim. See kõver on see, mida ma siin mõtlesin. Nii, ehk siis me näeme, et siin alguses on ta lauge, isegi kui me lisame tarbimist, siis siin alguses see väga ei mängi, aga kui me siin üleval lisame pakkumist, siis see siin on kõver on oluliselt järsem ja iga lisandunud võimsuse megavatt toob hinna oluliselt rohkem alla. Ja sellel fenomenil see põhinebki. Ja loomulikult ei ole ühte kindlat tulevikku, sest me modelleerime seda tulevikku, see vastus sõltub, et seda ei saa euro täpsusega anda. See vastus sõltub, milline on energia miks, kui palju maksab CO2, kui palju gaas,
kui palju on tuulikuid Eestis, milliseks me prognoosime riikide vahelisi ühendusi ja sellepärast see ei ole mitte ühe mudeli tulemus, vaid paljude mudelite keskmine. Ja ma peast ei oska isegi öelda, palju see tõus on, ma oskan ainult netost praegu peast öelda. Ehk siis see oli suurusjärgus seal 50 miljonit eurot aastas, ehk siis 4-5 euri keskmiselt on netoefekt 1 megavatt-tunni tarbitud elektri kohta aastas. Aga väga hea küsimus, jah, loomulikult põhjast tõstame ka endasi. Kes oleks selle jaama potentsiaalne ehitaja, kas Eesti firmad ka saavad seal osaleda? No selles mõttes pigem ei usu, et Eesti firmad seda asja peatõvõtuna teeksid. Eestis ei ole selliste, Eestis on üldse vist hüdrovõimsusi 8 megavatti, ei ole tunneleid väga ehitatud ega ei ole ka seda tüüpi kivi kaevandatud. Küll aga saavad Eesti tõenäoliselt ettevõtted teatud lõikudes alltõvõttu pakkuda, aga peatõvõtupartnerina me pigem näeme ühe käe sõrmedel loetavate ettevõtete arvu, kui arvestada nende huvi ja võimekust kokku. Need ei ole Eesti ettevõttes. Kas sellised maa-aluseid mahuteid või need vesisalvestajad on kuskil mujal ka maailmas? Põhimõtteliselt võib niimoodi öelda, ainuke erinevus, mis meil traditsioonilise vesisalvestiga on see, et meie alumisel reservaaril on katus peal. Ehk siis me oleme kinni, aga kõik need elektrijaamad või nii-öelda turbiinisaalid ja turbiinid ja kõik need asjad reeglina ongi mäe sees. Ainuke asi on see, et nendel on 2 olemasolevat järve, mille vahel vett kõigutatakse. Meie peame siis ehitama maa-aluse reservaari. Minu teada sellist lahendust mujal maailmas valmis ehitatud ei ole. Küll kaalutakse erinevaid lahendusi, on sellised nagu meie, kes proovivad teha siis nagu täitsa uude kohta ja on ka selliseid, kes proovivad olemasolevaid kaevandusi ära kasutada. Isegi Eestis on seda nagu kaalutud, aga Eestis vist see väga ei läinud läbi, sest see kaevandus lihtsalt ei olnud disainitud selleks, et sealt nii palju vett edasi-tagasi kummatakse, see oleks lihtsalt kokku kukkunud ja siis see tsiviilkomponent läheb lõpuks isegi kõrgemaks, kui uus rajada monoliitse kivi sisse. Kas see oli see, mida plaaniti sinna Estonia kaevandusse või? No see on üks, jah, mis Eestis on, aga Soomesse, Pühasalmisse tahetakse kaevandusi ära kasutada ja neid näiteid on maailmas veel. Aga nüüd ma vist juba kuritarvitan teie aega, ma ei tea, ega me ei pea siin, kui ei ole tingimata väga huvi praegu küsida, võib ju kirjalikult saata mulle küsimused või eraldi ühendust võtta, vastan hea meelega. Loodan, et te saite midagi uut siit, et oli huvitav ja sellest oli mingisugust kasu. Ja väga head küsimused olid ka, et täpselt sellised küsimused, mida küsitakse üldiselt ekspertide poolt, et näiteks põhjavee küsimus või siis see küsimus, et kas on mingisugune miinimumvõimsus või kas me tõstame hindasid põhjast ka, nii et selles mõttes olen õnnelik, et huvi pakkus. Et kui ei ole rohkem küsimusi, siis ma annan veel võib-olla natuke aega, siis võime lõpetada minu poolt. Aitäh väga huvitava loengu pidamise eest ja tänan ka kõiki kuulajaid, kes veel kohaloleku kontrolli ei ole täitnud, siis tehke seda nüüd. Head õhtut! Aitäh, nägemist!